Tere tulemast kuulama Deltakutse podcasti. Mina olen doktor Karl-Oliver Tomson ja täna sukeldume ühte tõeliselt põnevasse maailmasse. Me keskendume mürgistustele ja vaatame, kuidas me läbi antidootide saame patsiente aidata. Ja selle podcast osa eesmärk on see, et lõpus oleksite ise nagu ühed meditsiinidetektiivid, oskaksite ära tunda mürgistuse mustri, mõista selle põhjust ja teada, kuidas patsiente aidata. Ja mürgistuste puhul on just haiglaeelselt tegutsevad meedikud hindamatu väärtusega. Neil on harukordne võimalus olla esimesed detektiivid sündmuskohal, otsida juhtlõngu nagu Sherlock Holmes, koguda infot lähedastelt, sõpradelt ja sugulastelt, uurida ümbrust, vaadata prügikaste, ravimkarpe, tühjasi ravimlehti või mingeid muid kahtlasi aineid. Iga killuke infot, mis haiglasse jõuab, võib osutuda otsustavaks ja nii aidata meie haiglakolleege õige diagnoosi ja ravi juurde. Ja samamoodi haiglas töötavatel meedikutel on nii oluline märgata neid mustreid, neid sümptomeid, mis viitavad just mürgistustele ja mis toksidroomiga tegemist võiks olla. Ja seeläbi määrata õige antidoot. Ja mul on nii hea meel, et meil on täna stuudios Rutt Kastanje, kes on mürgistusteabekeskuse õdekonsultant ja ka pikalt PERH-i EMO-s ja reanimobiili peal töötanud. Tere, Rutt! Tere, Oliver! Suur rõõm on sind siin saates näha ja niimoodi väikse lisabrigaadi käivitamast. Sa oled tõesti inimene, kes kui mingisugune mürgistusega küsimus oleks, siis ma kindlasti küsiks seda sinu käest. Aga kuidas sa leidsid üldse tee mürgistuste juurde ja kuidas see teekond sinu jaoks alguse sai? Mürgistuste juurde algas teekond tegelikult läbi erakorralise meditsiini alguses 90-ndatel Tallinna kiirabis, hiljem Põhja-Eesti regionaalhaigla EMO-s. Ja kogu see teema tundus selline väga värvikas, väga põnev, natuke ebatavaline ja kui siis aastal 2008 loodi mürgistusteabekeskus, siis oli veel natukene mõttepomomenti, aga 2010-ndast olen siis olnud selles tiimis ja üritanud aidata erakorralise meditsiini inimestel ja ka teistel ja ka elanikkonnal selles keerulises mürgistuste maailmas seda kõige kiiremat ja õigemat teed leida. Et see on ka nagu selle, ütleme, tänase podcast osa, et natukene aidata selles maailmas navigeerida ja mul on vähemalt küll see moment, et vahet ei ole, kas ma olen siis haiglaeelselt või ma olen siis haiglaetapis, et see mürgistusteabekeskuse number on küll selline, kus ma olen korduvalt helistanud. Et kuidas see muidu see süsteem on, et mitu inimest seal tööl on ja kuidas see nõustamine siis ütleme niimoodi kulisside taga käib? Tänaseks mürgistusteabekeskus on Terviseameti koosseisus eraldi osakond, ehk siis me oleme mürgistusteabe osakond, mürgistusteabekeskus kui niisugune on brändi nimi, sellepärast et sellega on inimesed meil harjunud ja selle järgi oskavad nad meid internetist otsida ja meile helistada. Korraga on meil valves üks inimene, aga loomulikult kõnekeskusel on võimekust rohkemaks, ehk siis kui tõesti juhtub suurõnnetus, siis oleksime me võimelised organiseerima endal vajadusel kohe 2-3 lisainimest liinile, selle taha asi seisma ei jää, aga sellises igapäevases olukorras saab nõustaja üksinda hakkama. Ja mis see number on, kui korraks veel kuulajatele meelde tuletada ka, et ja mürgistusteabekeskuse infoliini number on 16662 ja samamoodi meie kodulehe aadress 16662 ja sealt ka selliste mitte ülikiirete küsimuste juures leiab päris palju materjali ja mõtlemiskohti ennekõike elanikkonna jaoks, aga ka terviseedendajate, kohalike omavalitsuste, partnerasutuste jaoks ja erakorralise meditsiini inimeste jaoks on seal niisugune kasulik asi nagu antidoodi käsiraamat. Veebis vabalt ilusti olemas, kust igaüks saab vajadusel vaadata, mida millises koguses kasutada või kui ei ole aega vaadata, siis alati saab meile helistada. Ja alati tõesti iga kord, kui ma olen helistanud, siis on väga kasulik ja head informatsiooni tulnud, eriti kus võib-olla niisugustes olukordades sul on ka hästi selles mõttes palju, mille pärast muretseda ja see info üleküllus ja kogu see pool. Oleme ka saatekülalistelt küsinud niisuguseid asju, et mis sind motiveerib hommikul üles ärkama, et kuidagi niisuguste tervishoiutöötajate kroonilise läbipõlemise sündroomi taustal on võib-olla see nagu ka aktuaalne küsimus, et mis sind motiveerib ikkagi olema siis mürgistusmaailmas siis nii-öelda tipus? Ilmselt see, et iga päev tuleb uus ja huvitav, see on selline maailm, mis ei muutu rutiinseks. Et no ei ole 2 mürgistusõnnetust kunagi täpselt ühtemoodi, alati tuleb kusagilt midagi uut, midagi lahedat. Lisaks sellele selliste alati põnevate situatsioonide ja teemade juures on järelikult ka samasugused entusiastlikud ja alati põnevad kolleegid ja see on juba motivatsioon piisavalt, saad ärkada hommikul üles ja tead, et ees ootab midagi lahedat.
ma arvan, et see võtab võib-olla selle podcasti osa siis ilusti kokku, et proovime siis niisugune sama elevust siis tekitada ka selle osa juures. Selline küsimus veel, et kui sa ei töötaks tervishoius, kus sa siis töötaksid, mis sa arvad? 2 kõige tõenäolisemat varianti oleks see, et ma kas oleks kirjanik või see, et ma teeks midagi loomadega seotud. Kas see oleks siis krimiromaanid, milles oleks ka siis mürgitamised seal sees? Tõenäoliselt ka need. Et sul on professionaalselt juba väga palju teadmisi, nii et võib-olla siis kunagi tulevikus siis saame ka Ruti krimiromaane lugeda. Aga rääkides sellest samast teemast, et olles nüüd töötanud mürgistustes, on sul mõni lemmikantidoot? Lemmikantidoot? Teda on üks õudselt hea ja universaalne antidoot, mida julgeks soovitada kõigile. Ta koosneb 2 komponendist. Üks nendest on teadmised ja teine komponent on terve mõistus. Et proovime neid teadmisi siis ka täna saada ja seda antidooti rakendada. Antidoot on meil olemas, aga kas sul on ka lemmikmürk? Lemmikmürk? Oi jaa, mul on siin praegu ka nina ees üks teatav beta-adrenergiline stimulant, kofeiin nimeks, ilma milleta normaalne päev ei ole. Et täitsa legaalne mürk, mis meid siis käimas hoiab. Aga liigume siis tänase teema juurde ja kui me enne rääkisime, siis mulle meeldis, kui sa kirjeldasid siis toksidroome. Et toksidroom võiks olla nagu siis köis, millega siin mürgistuste maailmas siis orienteeruda ja mille järgi siis liikuda. Et kuidas sa neid toksidroome kokku võtaksid ja miks nad nii olulised on siis selles maailmas orienteerumiseks? Et kuulajatele meeldetuletuseks ole, et toksidroom ei ole meile asi, mis annaks lahenduseks kohe konkreetselt olukorda põhjustanud mürgi. Toksidroom on selline sümptomite komplekt, mis iseloomustab ühte või teist ainerühma, aga mis ta meile annab? Ta annab meile ettekujutuse sellest, et millega üldse võiks tegemist olla, et kus poole ma vaatan, mis see võib olla. Sellepärast, et mürgistusi sageli iseloomustab see, et anamnees kas puudub üldse või on väga segane. Keegi ei oska meile täpselt öelda, mis siin juhtus praegu, kõik oskavad ainult öelda, et enne oli kõik hästi ja praegu on kõik halvasti. Ja et kõigist tuhandetest ainetest, mis maailmas olemas on, hakata mingit arusaamist evima, et mis siis antud juhul võib mängus olla. Vaatame patsiendile otsa. Toksidroome ei olegi nii lõputult palju, nad on sellised suhteliselt kerged ja loogilised, kuigi mõned neist on väga sarnased, erinevad ainult väikeste detailide poolest, et kui võtta kõrvuti näiteks serotoniini sündroom, mis tuleneb serotonergiliste ainete üledoosist, kas siis kombinatsioonis mõnede teiste ainetega või halva õnne korral võib saada serotoniini sündroomiga puhtalt serotonergilisest ravimist endast või ka mõnest looduslikust serotonergilisest ainest. Vererõhutõus, hingamissageduse tõus, segasus, higistamine, rütmihäired, krambid, kooma, väga paha lugu, tegelikult väga sarnane on näiteks võõrutussündroom. Et ükskõik, kas me räägime alkoholi või bensodiasepiinide võõrutusest, siis välja näeb see haige üsna sarnane, aga meil on juba 2 sellist üsna loogilist suunda, milles mõelda. Või kui minna sinna vastupidisesse suunda ehk kesknärvisüsteemi allasuruvad, depresseerivad toksidroomid, sealt kõige sellisem tuttavam ja tõeline selline tüüppärl, kõik tunnevad alati automaatselt ära, milles on asi, kui meil on opioidi toksidroom, patsient on tsüanootiline, sinakas, pradypnoes, teadvuse häirega, hingamisdepressiooniga, võib-olla ka pradükardiline, jahe, kuiv, somnolentne, nõelterava kitsapupilliga, ei saa küsimust olla, mis see on. Meil on siin mingisugune opioid. Aga kui ta on kõigis muudes näitajates umbes samasugune, aga pupill on normaalse laiusega, siis võiksime me oma kahtlusaluste ringi kaasata koheselt ka mitmesugused sedatiivhüpnootikumid, mida meil väga palju kasutatakse, mida inimestel väga laialdaselt kodudes on ja mis seetõttu igasuguses teadvuse häires võiksid ühed süüdlased kindlasti olla. Et ka väike detail, aga aitab vahet teha, kummale poole vaadata, et kas siin võiks nüüd olla mingisugused bensodiasepiinid, Z-ravimid, barbituraadid või siin on meil ikkagi puhtalt mingisugune opioidisündroom. 4 tükki oleme siis praeguseks juba siis nimetanud või ütleme, võõrutussündroom on siis nagu eraldi. Kui tulla korraks selle serotoniini ja võõrutussündroomi juurde tagasi, kas sul on ka mingid häid soovitusi, et kuidas nende vahel vahet teha või on nad ikkagi nii sarnased, et ütleme, on raske?
no vahet teha on raske, aga siin aitab meid välja juba anamnees. Et isegi kui meil ei ole seda konkreetse sündmuse anamneesi, siis vaatame juba e-tervist lähemalt selle inimese elu anamneesi ja sealt võiksid mingid asjad tekitada kahtlust, et vaatame ühelt poolt üle, mis ravimitele on välja kirjutatud, mida ta tarvitab, ja teiselt poolt, millistel asjaoludel ta varem on meditsiini vaatevälja sattunud ja sealt võiks juba mingisugused teooriad tekkida. Ravi niikuinii on sümptomaatiline. Et see on nagu sama ja kui tõesti nagu arvatavasti kõik me oleme näinud võõrutussündroomi, mina isiklikult ei tea ühtegi inimest, kes julgeks konkreetselt öelda, et tema on serotoniinisündroomi näinud. Kindlasti ta on aladiagnoositud ja kindlasti ta mingil moel on eksisteerinud niimoodi, et me ei olegi aru saanud. Kas sa oled näinud serotoniinisündroomi? Serotoniinisündroomi, aga see oli päris ammu, see oli kusagil 90ndate lõpus oli tõesti üks ka, ta oli naiste rahvas, kes oli võtnud suurema koguse väga erinevaid tablette, sel ajal meil veel sertraliini ei olnud, oli escitalopram, oli kindlasti üks asi, mis tal seal oli, ja oli ta sinna võtnud juurde ka amitrüptiliini ja tõesti need kaks asja koos andsid väga ilusa sellise väljendunud serotoniinisündroomi krampidega tal. Okei. Ja nagu sa ka mainisid, et tõesti on siin sümptomaatiline ravi ja miks võib-olla need toksidroomid ka nii olulised on see, et osadel on siis ka olemas antidoot, millele me ka siis hiljem natukene hakkame rohkem siis keskenduma ja rääkima. Ja kui ma selleks nagu teemaks ka natukene ette valmistasin, siis ma leidsin sellise algoritmi, mis mulle päris meeldis. Et kui sul on nagu mürgistusega patsient, et siis esimene punkt võiks olla siis haige stabiliseerimine, et ükskõik mis tal siis ütleme niisuguse normfüsioloogia taastamine või säilitamine. Teine punkt võiks olla siis läbi toksidroomi siis leida üles, et mis võiks olla siis põhjus ja kolmas oleks siis selle toksilise aine imendumise takistamise või toime vähendamine ja antidoodi manustamine ideaalis. Et kuidas see 3 punkti sinu jaoks kõlab, et kas need võiksid olla need prioriteedid, mis meil mürgistusega patsiendil on? Jah, need on tõesti need prioriteedid, ehk siis igasuguse sellise kriitilise haige käsitlus algabki ju algoritmi põhisest läbivaatusest ja selliste elulistelt oluliste parameetrite stabiliseerimisest, et meil ei ole antidoodist kasu, kui meil on surnud inimene, et tuleks jõuda ikkagi nagu natuke enne ja see läbivaatus, eluliste näitajate stabiliseerimine on see koht, kus me jätame ju endale meelde sümptomid ja need annavad meile siis võimaluse hakata neid paigutama enda jaoks mõttes kastidesse, et milline toksidroom meil võiksid kujuneda. Et konkreetselt mürgistushaige juures, natuke erinevalt sellest tavalisest ABCD-st, mina võtaksin sinna kõige ette veel ühe väikese ehk siis mitte nagu exposure, vaid nagu environment, ehk siis kõigepealt keskkonnaliselt vaadata, mis meil siin üldse toimub ja kus me oleme. Et kõigepealt, nagu alati see esimene keskkonnapunkt, et kas see keskkond on abistajale ohutu, kas ma üldse saan selle haige juurde minna ja sinna kõrvale tuleb siis juba ülejäänu, et aga mida ma selles keskkonnas näen. Mis koht see selline on, kus me viibime, kas me oleme inimese kodus, kas me oleme mingisuguses avalikus kohas, kas me oleme mingis tööstusettevõttes, tervishoiuasutuses järsku hoopis, et mis paik see selline on ja millised asjad siin võiksid kättesaadavad olla. Ja siis juba, mida ma vahetult selles ruumis näen, kas siin on mingeid esemeid, mis võiksid millelegi viidata, mingeid lõhnu, mis võiksid millelegi viidata, või on kahtlaselt näha, et kõik on hoopis väga värskelt ära tuulutatud ja puhtaks pestud, et kas siin oli mingi sihilik tegevus, et kõik sellised asjad võiksid jääda kohe esimese asjana meelde ja siis läheme edasi mööda seda kõige tavalisemat ABCD algoritmi, jättes siis meelde kõik asjad, mis me leiame, kõik lõhnad, kõik värvid, kõik iseärasused, mis selle juures on ja tee peal olulisi elutähtsaid näitajaid stabiliseerides ja kui me sinna lõppu jõuame, siis võikski meil olla juba terve hulk huvitavaid leide, mida sinna toksidroomide lahtritesse hakata settima ja vaatama, kas mõni kusagile sobib. Põhimõtteliselt sama lihtne asi nagu see lasteaia konstruktor, kus tuleb õige kujuga kubikuid, õige kujuga aukudesse laduda. Need mustrid tuleb ära tunda ja mulle meeldis ka, kuidas sinu jutust tuli ka nii hästi välja, et kui oluline on see haiglaeelne etapp ja võib-olla ka panna rääkida ka sellest, et tõesti tavainimene või ütleme tavameedik ei oska võib-olla kõike seostada mingi konkreetse ainega, aga ma kujutan ette, et kui mürgistusteabekeskusele anda see info edasi, et seal sündmuskohal oli selline lõhn või see toimus sellises kohas, et see annab vähemalt siis mürgistusteabekeskusele seda infot, et natukene siis välja selekteerida, et mis see konkreetne põhjus võis olla.
jah, see kindlasti annab mingeid selliseid konkreetseid ivasid, et mis sellises ümbruses võiks toimuda, või ka selle niidi, et mingi asja juures, kui juba mõte tuleb, et küsida sellelt kiirabibrigaadilt edasi, et kuule, kas äkki vaataksid sinna, kas äkki vaataksid sinna, kas äkki küsiksid seal kohalikelt ümbritsejatelt, et kas nad märkasid midagi. Kõik need asjad annavad mingisuguse idee. Sest et tõesti need mürgid, mis tegelikult meie ümber on väga palju, on see siis kas olmekeemias, tööstuskeemias, erinevad gaasid, ohud, et ma arvan, et tegelikult tavainimene võib-olla isegi ei saa aru, kui palju mürkidest ta igapäevaselt on ümbritsetud. No siin kehtib endiselt Paratselsuse tähelepanek, et igasugune aine on mürk, vahe on ainult doosis. Sellepärast, et ka kraanivee ja keedusoolaga saab väga edukalt inimese ära tappa, selleks ei olegi vaja kusagilt mingit erilist mürgist ainet minna otsima. Kõik sõltub sellest, millist ekspositsiooni teed pidi ja millises koguses see aine organismi satub. Selle vastand on sageli siis need murelikud beebiemmed, kelle laps on kätte saanud mõned homeopaatilised terakesed ja siis nad hakkavad sealt selle infolehe pealt lugema, mida need sisaldasid. Ja siis nad on muidugi äärmiselt kohkunud, kui nad loevad sealt koledaid sõnu nagu arseen ja plii ja akonitiin ja siis tekib ju tunne, et midagi väga koledat juhtus praegu, mu laps sai mürgistuse. Tegelikult ei saanud ju, sellepärast, et ta on nii olematus väikses koguses, et isegi kui see 2 molekuli arseeni sattus organismi, ei suuda nad seal mingisugust märgatavat organkahjustust tekitada. Kas selliseid lapse mürgistuse juhtumeid mürgistushäirekeskusse tuleb palju või kuidas see jaotunud on umbes? Kui me räägime mürgistusõnnetustest, siis võiks öelda, et meie põhiklientuur on kuni 4-aastaste laste vanemad. Et kes on kõige rohkem mures ja kes võib-olla on ka sellises eas, kes avastavad ja proovivad kõike, mis vähegi käeulatuses on? Jah, nendega juhtub kõige rohkem lihtsalt sellepärast, et nad avastavad maailmaga suukaudselt. Ja kõik, mis on vähegi põnev, läheb suhu. Õnneks loomulikult enamus neist ei ole päriselt sellised tõsised mürgistused, aga enamus nendest on ekspositsioonid. Ehk siis ta on kokku puutunud mingi asjaga, mis ei pidanud suhu minema. Aga see ei ole tal ohtlik. Aga selles osas on ka mingi soovitus, et kui näiteks mõni lapsevanem praegu kuulab meid, olgu ta siis meedik või mitte meedik, et mis see soovitus on, et kas iga kahtluse korral ikkagi helistada mürgistushäirekeskusesse või on mingi universaalset soovitus ka, mida saaks anda? No universaalne soovitus kogemata juhuslikult suu sattunud asjade puhul on alati see, et kõigepealt toputame suu puhtaks. Kui tegemist oli vedela asjaga, olmekemikaaliga, pesupulbriga, lahjendamiseks kõigepealt mõni lonks vett sinna peale suu loputamist ja siis võib võtta telefoni kätte ja hakata helistama. Et niisugune primaarne esmaabi alati kõigepealt. Me natukene mainisime neid toksitroomidest ja rääkisime siis serotoniinisündroomist, rääkisime opioidisündroomist, rääkisime hüpnootikumidest ja sedatiivikumidest. Mis toksitroome veel on? No, veel on meil sellistest väga laialt levinutest kõigile tuttavatest on loomulikult kolinergiline sündroom ja antikolinergiline sündroom. No antikolinergiline sündroom esineb sagedamini, tema põhjustajateks võivad olla väga paljud erinevad nii ravimid kui looduslikud mürgid, et selline väliselt ta võib hetkeks meenutada ka seda sama serotoniinisündroomi või ka oma suht lähisugulaste sümptomimeetilist sündroomi, ehk siis samamoodi meil on patsient, kes on ärev, kohati delirioosne, laiade pupillidega, punetava nahaga, hingamissagedus kiirenenud, pulssisagedus kiirenenud, vererõhk tõuseb. Mis on antikolinergikule omane, on just see kerge nahaõhetus ja see, et ta on kuiv. Antikolinergik on soe, aga ta ei ole kunagi higine. Ja samal ajal siis sooleperistaltika langus ja võib olla ka uriiniretensioon, mille tõttu me leiame palpatsioonil väga suure põie. Ja kolinergiline sündroom? On siis selle vastand, ehk siis see haige on võib-olla teadushäirega, nõrkusega, tunneb ennast väga halvasti. Klassikalisel kolinergilisel sündroomil on hästi väljendunud igasuguste vedelike eritumine, see tähendab, tal on seedehäire, ta oksendab, tal on pisaravoolus, tal on rinareo, tal on süljevoolus, ta on higine, kõik, mis veel saab voolata, see voolab. Et see on selline klassikaline kolinergiline sündroom, et kõige raskemad, kõige tõsisemad kolinergilised sündroomid on enamasti seotud siis kas fosfororgaaniliste ühendite või karbamaatidega, aga on ka mõned üksikud loodusmürgid, mis võivad seda esile kutsuda. Mis on mõned sellised seened, mis tekitavad kolinergilisi sümptomeid.
nüüd me siis nagu katsime kõik need toksitroomid ära, et me saame kindlasti nende juurde tagasi tulla, sellepärast et läbi juhtumite siis, kus me saame arutada, et milline siis toksitroom võiks sellel patsiendil olla ja mis siis oleks siis selle korrektne ravi. Aga kui tulla korraks siis nagu antidootide juurde, et kuidas need antidoodid on Eestis jaotatud või kuidas see süsteem Eestis on korraldatud antidootide osas? Antidootide süsteem on meil korraldatud sedasi, et on sellised, mis on riigivaru antidoodid, mis tellitakse Tervisekassa eelarvest ja jaotatakse siis Tervisekassa poolt haiglatele välja. Põhimõtteliselt on tegemist sellise ühise riigivaruga, mis on omavahel vahetatav, ehk siis kui kellelgi saab otsa ja on juurde vaja, siis ei ole vaja mitte helistada meile ega Tervisekassasse, võib lahti teha antidootide baasi, vaadata, kus kohas kõige lähemal on ja helistada sinna naabritele, et teate, meil on niisugune haige, oleks kangesti vaja ja see antidoot liigub teise haiglasse. No kui tegemist on näiteks keskhaigla, regionaalhaigla suhtega, võib-olla mõni raskem patsient kusagilt maakonnast peakski liikuma hoopis sinnapoole, kus on antidoot, ehk siis peaks patsient liikuma kõrgemasse etappi, aga mõnel juhul piisab ka antidoodi transportimisest patsiendi juurde. Ja millised antidoodid on tavaliselt kaetud selle Tervisekassa varuga, on need, mis on esiteks hinnalt kõige kallimad ja mida läheb samal ajal vähe vaja. Ja sinna juurde siis pluss need, mille hankimisega võiks muidu olla probleeme, sellepärast et antidootidele erinevalt näiteks mingisugusest tavalisest NSAIDist või paratsetamoolist, millel on sadu tootjaid, on tavaliselt maailma peale mingisugune 2-3 tootjat ja nad ei ole üldse huvitatud sellest, et kuskile maailma veerele ühele haiglale saata 5 karpi. Et mida suurem on see tellimus, seda suurem tõenäosus on jaole pääseda, seda suurem tõenäosus on need kätte saada ja sellepärast liiguvad need tellimused meil ühtselt siis läbi Tervisekassa. Et on olnud vahepeal jutuks isegi see, et äkki võiks olla Põhjamaade ühine antidoodi hange, mis annaks nagu suurema eelise tootjate juures, aga siiamaani on see nende erineva seadusliku regulatsiooni tõttu jäänud pidama, kuigi selles suunas läbirääkimisi on ikkagi olnud. Ja siis teised on siis need antidoodid, mida ostavad haiglad oma rahade eest, enamasti on need sellised, mis on siis mõeldud kas kasutatavad mitmeotstarbeliselt, näiteks atsetültsüstein, mis on nii rögalahtisti, mida läheb niikuinii igapäevaselt intensiivravis ja siseosakondades kõigil vaja ja lisaks sellele töötab ta mitmete maksatoksiliste ainete antidoodina, et see tuleb haigla eelarvest, ta on kergesti kättesaadav, teda toodetakse palju ja ta ei maksa nii palju ja aegu nii kiiresti ära kui paljud teised asjad, või seal atropiin, mida kasutatakse ka väga mitmeotstarbeliselt, et nii pradüarütmete puhul kui siis ka fosfororgaanikute antidoodina. Ja samuti kõik sellised ained, mis on mõeldud mõne ravimi toime tagasipööramiseks, et näiteks kui sai anesteesia käigus bensodiazepiin liiga palju, et meil on flumaseniili vaja, või kui meil on operatsiooni jaoks vaja seal tabikatraani toime tagasi pöörata, siis see antidoot on olemas haigla omavarudes. Aga kas sa oskad nimetada ka, mis on need riiklikud antidoodid, mis ainult siis läbi selle käivad? Riiklikest antidootidest meil on gelateerivad ravimid, ehk siis kõik, mis on metallimürgistuste puhul, ka see, et esiteks nad ei ole väga saadavad ja teiseks tegelikult enamus neist on küll õnnetuse juhuks haiglates olemas, aga tegelikult vaja neid nende kehtivusajal ei lähe, nad tegelikult aeguvad ära ja tekitaksid muidu haigla eelarvele üsna suure augu. Et nii kaltsium edetaat, timerkapool, desferoxamiin, siis on meil tsüaniidi gelateeriv ravi ehk tsüanokitt ehk siis hüdroksükopolamiin natukene teistsugustes kogustes ja teistsuguses ravimvormis, kui ta on olemas siseosakondades B12 nime all. Siis on meil seal rästikuantiseerumid, kindlasti riigivarus, fomepisool, toksiliste alkoholide mürgistuste puhul, aga samuti fomepisooli juures võime kohe öelda, et teda on päris mitmete muude asjade puhul ka võimalik kasutada. Digifaab on meil riigi antidoodi varus ja need on põhimõtteliselt ka silibiniin ehk siis amatoksiini ehk siis tsüklopeptiididest seenemürkide antidoot, aga teda hetkel ei ole meil
saadaval, lootus on, et ta tuleb siiski jälle ka Eestisse, aga need on praegu need põhilised, mida me kasutame. Kas on ka mingi ajaaken, et millal ta võiks Eestisse uuesti naasta? No tahaks nagu järgmiseks hooajaks kätte saada. Et siis oleks vähemalt võimalus olemas aidata. Kas on ka praktika juures, et millised antidoote rohkem kasutatakse haiglas, mis kõige levinumad on? Sellest meie antidoodi nimekirjast haiglates kindlasti kõige rohkem läheb suvisel hooajal rästiku antiseerumit ja aastaringselt fomepisooli. Et teistest neist omavaru asjadest loomulikult väga levinud on ACC kasutamine, sellepärast, et kui me vaatame oma mürgistusõnnetuste statistikaid ja ravimeid, siis üksikravimite edetabelis paratsetamool on kohe võidukal teisel kohal kvetiapiini järel, ehk siis paratsetamooli üledoose on tõesti väga palju nii mürgistusinfoliinil kui haiglates. Et seda alati ikkagi kahtlustada, kui midagi on kahtlaste maksanäitajad on ebaselgelt tõusnud, kuigi seal on ka see moment, et need maksanäitajad ei tõusu üle koheselt siis ägeda võtmisjärgselt. Just, et on tegelikult isegi niisugune soovitus, et ei kõigil suitsiidikahtlastel patsientidel tasuks määrata paratsetamooli kontsentratsioon, kui see on võimalik, kui see millegipärast ei ole võimalik, siis maksanäitajad ja kui jääb kahtlus, siis ikkagi läheks ACC. Ja üks muidugi haiglaeelses etapis väga laialt kasutatav on naloksoon ehk siis opioidide antidoot, sellepärast et opioidi üledoose meil ikkagi esineb kahjuks suhteliselt sageli ja pealegi naloksoon on selline suhteliselt ohutu antidoot, mida võib üsna julgesti kasutada teaduse häirega mürgistuskahtlase patsiendi puhul empiiriliselt. Vähemalt selleks, et taastada tema hingamine, et me ei pruugi loota, et ta iga kord tuleb kohe teadvusele, aga see on suur samm edasi, kui me suudame patsiendil taastada oma hingamise. Et see on ka võib-olla üks nagu müütidest või mida siis nagu üle toonitatakse, et tõesti ei ole nagu oluline siis, et ta teadusele tuleks, kus ta võib olla väga agiteeritud, kui ta on krooniline opioidide tarvitaja, kelle keha on harjunud, et kui ta järsku kõik see on siis pööratud, et siis pigem on just see, et ta siis hingamissagedus taastuks ja seda enam, et need meie tänavanarkootikumid ei ole tavaliselt eriti puhtad, seal võib olla lisaaineid, mis on hoopis teistsuguste toimetega ja selle tõttu nad naloksoni peale ei ärkagi üles, sellepärast et seal on juures kas hoopis difenhydramiin, seal on juures ksülasiin, mis seda teadvuseta olekut pikendavad võib-olla veel 12 tundi või kauemgi, aga opioidi toime on see, et tal on hingamine pärsunud ja see on see, mille me saame naloksooniga tagasi pöörata. Aga kuidas see päriselus on, et kuna tõesti hästi palju aineid tarvitatakse koos või need mürgistus võivad olla ka mitme erineva aine koostoimel, et kas need toksidroomid selles mõttes siis lähevad samamoodi, on see pilt läheb palju kirjumaks ja selle, mustrite lahendamine on ka keerulisem? Pilt läheb kindlasti väga, väga kirevaks, et siin on olnud kirjeldusi, kus tõesti opioidi ja difenhydramiini koos tarvitamise järgselt me saamegi patsiendi, kes vahepeal on kolmepallises koomas kitsapupilliga ja ei taha hästi ärgata ja seejärel ta ärkab üles ja on delirioosne, rabeleb ja pupillid lähevad ka veel laiaks. Et selline nagu kaks täiesti vastandlikku pilti vaheldumisi ja ega midagi ravida tuleb seda, mis antud hetkel juhtiv sümptom on. Et see võib olla ka niisugune dünaamiline muutumine, et üks toksidroom läheb siis nagu teiseks üle põhimõtteliselt. Ja, muidugi sellise patsiendi puhul kipub sinnapoole sageli, et kõige lihtsam selle asemel, et oodata, et kas ta nüüd lihtsalt rahunes või ta hakkab nüüd jälle koomasse vajuma ja hingamist seisma jääda, et aga siis võiks ju mõelda juba selle peale, et äkki viia ta natukeseks ajaks kunstlikule ventilatsioonile ja sedeerida ära seni, kuni ta päris selgeks tuleb. Anda seda aega ja võimalust. Ja sealt võib-olla tuleb ka see teema, et kuhu hospitaliseerida, et kuna on ka Tartu Kiirabi podcast, et kas on ka mingid üldisi soovitusi, et keda kindlasti võiks siis hospitaliseerida ikkagi regionaalhaiglasse või vähemalt keskhaiglasse? Enamuse mürgistustega peaksid tegelikult keskhaiglad iseseisvalt täiesti hakkama saada. Kes peaksid jõudma regionaalhaiglatesse seal, kus me mõtleme juba kogu selliselt ja tarvitatud ainete järgi, et siin võib näiteks minna asi lõpuks organsiirdamisele, näiteks need samad amadoksiini sisaldavad seened või seesama paratsetamool, mis võivad vajada lõpptulemusena maksa siirdamist. Et sellisel juhul on parem, kui ta jõuab juba algselt õigesse raviasutusse.
Samamoodi, ütleme, meil on väga massiivne kaltsiumkanali blokkeri mürgistus, võib-olla esialgselt siis, kui kiirabi jõuab selle patsiendi juurde. Patsient tuleb, teeb talle ise ukse lahti ja tundub selline täiesti kergesti käsitletav ja võib-olla sobiks kohalikku haiglasse, aga kui me hakkame vaatama neid tabletikoguseid ja siis selgub, et ta on ära söönud terve paki pikatoimelist nifedipiini, siis võiks minna mõte pigem selle peale, et selline patsient kuulub regionaalhaiglasse, sellepärast et kui temaga lähevad need asjad halvaks, ja vaatamata õigeaegsele antidoodile ja võib-olla seal ka vasopressoritele ja kardiostimulatsioonile, tahab ta päris seisma jääda, siis see oleks see patsient, mis vajab lõppetapis ECMO-t. Ja sellisel juhul oleks juba mõistlik, kui ta sellel hetkel, kui asjad lähevad kätte halvaks, on sellele ECMO-aparaadile maksimaalselt lähedal ja mitte kusagil maakonnahaiglas. Et siis on kas siis Põhja-Eesti regionaalhaigla või siis Tartu Ülikooli kliinikum ja võib-olla ka teema, et kui rääkida maksapuudulikkusest ja ka paratsetamolimürgistusest, et siis ka kindlasti Tartuga konsulteerida pigem varakult kui hiljem, et kuna kindlasti. Tartus on siis ainukene koht, kus maksasiirdamise teostatakse ja see pädevus on suuresti Eestis siis sinna koondunud, et seda siis mitte unustada. Delta Kutse kutsub teid kõiki Delta konverentsile. Me teeme seda uuesti 2026. aastal 6. veebruaril ja me oleme tagasi veelgi suuremad ja võimsamad. Konverentsil toome kokku tippeksperdid, meditsiini uuendajad ja kõik, kes soovivad erakorralise meditsiini tulevikku kujundada. Me tahame teha tõelise erakorralise meditsiini pidupäeva. Seega veelgi suuremalt, veel uhkemalt ja veel võimsamalt. Ja meie peaesinejaks on see aasta erakorralise meditsiini professor otse Kanadast, professor David Carr, kes teeb 2 põnevat ettekannet. Ja päeva jooksul käsitleme teemasid alates sellest, kuidas toime tulla kriitilises olukorras, kuni võõrkehade eemaldamiseni hingamisteedest, noore inimese insuldini, kõhuvaluga patsiendi käsitluseni ja paljude teiste põnevate juhtumiteni. Tartu Kiirabi väljastab ka kõikidele Delta konverentsi osalejatele koolitustähendi. Ja konverents ise toimub eesti keeles, kuid meie eriline peaesineja on Kanadast ja astub üles inglise keeles. Tule meiega Delta kutsele! Mis sa arvad, Ruit, kas lähme siis juhtumite juurde, võtame ühe case'i ka siia? No lähme sõidame kutsele. Lähme sõidame kutsele ka, et siis meil on päris patsient ja meie situatsioon ja koheselt siis kutse ei tule lihtne. Me saame siis kutse, kus on 2-aastane laps, kellel on tekkinud teadushäire ja hingamispuudulikkus. Ja me sõidame sinna kutsele, lähme juba ja me näeme, et laps on teadvuseta. Ta on sonootiline ja protypnoiline. Pupillid on tal nõelteravad. Vaatame kiiresti suhu, mingit võõrkeha hingamisteedes ei näe. Hingamisteed on vabad, aga lapsel on selge hüpoventilatsioon. Kuhu suunas Ruit sul kohe mõte liigub esimesena? No esimene mõte, kui meil on 2-aastane laps teadvuseta ja hingamispuudulikkus, on see, et kõrvade vahel tekib hetkeks sügav tühjus. Laste kutseid me keegi ei armasta. Aga kui sealt tühjusest hakkavad välja ujuma mõtted, siis see, mida ma vaatan, kui ma täpselt võtan selle lasteaiakonstruktori klotsid ette ja hakkan neid õigetesse kastidesse panema, siis see, mida ma näen, see on opioiditoksindroom. Ehk siis minu järgmine küsimus oleks vanematele. Kas kellelegi on kodus välja kirjutatud mingi opioidravim või nad kujutavad ette mingit muud võimalust, kuidas see laps oleks selle opioidi kätte saanud? See on väga hea, et siis kindlasti mis sinna siis 5 pupillid on nõel teravad, ta hüpoventileerib, hingamissagedus on madal, võib-olla mida välistaks veel on ka madal suhkur. Vaataks kiiresti. No see kuulub alati eluliste näitajate juurde, et kui me juba mõõdame, siis see tähendab seda, et suhkur peab olema ka mõõdetud. Et mulle meeldis, mida doktor Tanel Lepik meie Delta Kutse podcastis kunagi ütles, et alati peaks olema siis ABCD, EFG, ehk siis ABC ja don't ever forget glukose. Et see siis ka alati üle vaadata ja see suudab olla igasuguste erinevate seisundite miimik. Ja, et siis oleks ka piinlik, kui teed kogu diagnostika ja lõpuks laps on siis hüpoglükeemias. Ehk siis me seda praegu kahtlustame ja nagu sa mainisid, et uurida, et siis kas kellelgi on kuskil mingid siis opioidi varusi mingil kujul ja siis mida me teada saame, et siis tõesti neil on siis peres elab vähihaige vanaisa, kes kasutab siis fentanüüli transtermaalseid plaastreid. Nii, siit võiks järgmine asi olla kohe see, et loodetavasti on 2. brigaadi liige suutnud vahepeal rajada veenitee, mis ei ole 2-aastasele alati kõige lihtsam, sellepärast et nad on sellised kenad ja trullakad ja sealt seda veeni leida. Ei ole väga mugav, aga
antud juhul näed sa, me oleme selle juba ilusasti saanud ja siis võiks talle alustada seni, kuni vanemad katsuvad otsida, kas neil on midagi puudu või ei ole, et alustame naloksoni manustamisega. Et selline korrektne lapsedoos oleks 0,12 milligrammi tema vanuse kohta, küll aga ei ole ka sellest mitte midagi, kui brigaadijuht peaks nüüd kiirustades esimese hooga ära tegema kogu ampulli ehk 0,4, et tegelikult meil ei ole mingit põhjust eeldada, et see 2-aastane laps oleks mingisugune opioidisõltlane, kellel võib tekkida võõrutussündroom ja tervele mittesõltlasest inimesele on naloksoon väga hästi talutav ja väga ohutu ravim. Et see on väga hea tähelepanek, et mitte siis otseselt korta, et tõesti nagu ühiste järgi on siis 0,01 milligrammi kilogrammi kohta, et seal saab alati ka kasutada, mida me oleme enne ka promonud laste puhul, on siis PediHelpi äpp telefonis, mis siis annab vanuse järgi niisugused orienteeruvad kaalud ja siis korrektsed doosid, aga 0,4 milligrammi näiteks siis ei tohiks talle ka liiga teha. Ja aga kui me ei saa veiniteed, kas me saame intranasaalselt naloksooniga manustada? Naloksoon on täiesti intranasaalselt manustatav, lihtsalt tema imenduvus intranasaalselt ei ole nii hea. Lapse limaskesta väga hea verevarustuse juures me võime siiski loota, siis teeks sinna küll terve 0,4 ära ja loodaks, et see imendub piisava kiirusega. Ja ühtlasi samal ajal, kui me seal otsime oma veeni ja manustame seda naloksooni ninna, kui juba käis läbi sõna plaaster, siis esimese asjana loomulikult võtaks selle lapse, vaataks ta seda põhjalikult üleni üle. Äkki on mingi lootus, et see plaaster on väljapool. Et sellisel juhul oleks see olukord väga kergesti ja kiiresti lahendatav, et võtame plaasteril servast kinni ja tõmbame ta küljest ära. Mis on nagu hea tähelepanek, et mitte seda unustada, et kui tõesti on kahtlus, et plaastriga on tegemist, et alati on ju esimene, ütleme, ka anafülaksia puhul esimene ravi on ju alati selle põhjustava ravi lõpetamine, et siis siin samamoodi, et me võime seda naloksooni teha, aga siis varsti on ta taas uuesti koomas. Just, et mitte unustada seda, et A, B, C, D, E juures on exposure ja kogu keha põhjalik ülevaatus ka mürgistuse kahtluse puhul. Aga kui me nüüd seal E juures ei leia, kui seal plaastrit ei ole, meil on ikkagi tugev kahtlus, et see ikkagi on tema siis vanesa fentanüüli plaastritest, aga me ei leia keha peal mitte midagi. Kuhu siis mõte võiks liikuda? Siis liigub mõte sellises väga halvas suunas, et ta on ilmselt selle plaastri alla neelanud. Sellepärast, et 2-aastane võib väga kergesti panna asju suhu, neid nätsutada ja lihtsalt kogemata kombel plaaster on selline kena pehme asi, et selle alla neelamisega ei ole mingit raskust. Ilmselt on see plaaster tema kõhus. Et siis muidugi praegu meil ütleme, vaikselt teadvus siis paraneb pärast seda naloksooni, aga 2-aastane ikkagi, kuidas aktiivsöega sellisel juhul on, kui ta on, ütleme, nagu siis plaastri kujul selle alla neelanud? Me ei tea täpselt, kui palju oli seal plaastri neelamisest möödas ja opioidide puhul üldse aktiivse kasutegurit ei peeta eriti suureks. Et küll, kui on neelatud suurkogus tablettopioide, siis võiks ta olla kasulik. Praegu sellise teadvuse häirega loiu lapse puhul pigem haiglaeelses etapis ilma intubatsioonitoruta ei julgeks seda süttale manustama hakata. Et lihtsalt aspiratsioonirisk on nii suur, ja, aspiratsioonirisk on suur ja kasutegur on natuke kahtlane. Aga mis on need soovitused, et kuidas me selle, ütleme tõesti, et me lähme sõidame haiglasse, me röntgenil näeme ka, et kuigi ma ei tea, kui röntgen kontrasts, et need fentanüüli plaastrid muidugi on, et kas me midagi näeme röntgenil või mitte, aga ütleme, et meil on tugev kahtlus, et ta on siis alla neelanud, kuidas meil on võimalus neid siis sealt kätte saada? Plaastri kätte saamiseks oleks nüüd 2 võimalust, et kui ta on maos veel peetunud või kleepunud kuskile söögitoru limaskestale, sellisel juhul oleks ta võimalik kätte saada endoskoobiga. Et loomulikult 2-aastane suure opioidi üledoosiga siin ei olegi küsimust, see laps läheb lastehaiglasse. Et see laps ei lähe kuskile keskhaigla pediaatria osakonda, maakonda, vaid liigub lastehaiglasse, seal on ööpäevaringne endoskoopia võimekus alati olemas ja saab kontrollida, kas selle saab suukaudselt kätte, kui ta on tõesti neelatud seal rohkem kui 2 tundi tagasi, ta on liikunud sooltesse edasi, siis sellisel juhul on meil selline abimees nagu sooleloputus, ehk siis suukaudsed makrokooli lahused, mille saab talle, selle aja peale on ta ilmselt intubatsioonitoruga, saab talle nasokastraaliga ilusasti sisse viia ja loputada siis teiselt poolt plaaster välja. Okei, et sooleloputus antud juhul ikkagi oleks ka näidustatud?
jah, sooleloputuse oleks antud ju näidustatud. Selge, et siis naloksoni pool ja teistest ütleme nagu aktiivsüt me natukene juba mainisime, aga sellest saame ka natukene hiljem kindlasti ka põhjalikumalt rääkida. Aga mul on, mis ma leidsin internetist, lihtsalt nalokson meile väga meeldib ja meile meeldib seda kasutada, aga ma leidsin siis internetist ühe sellise kirjelduse. Selle kirjelduse on teinud siis üks välismaa meesterahvas, keda on 5 korda naloksoniga tagasi ellu toodud, uuesti hingama pandud ja lihtsalt natukene seda taustsüsteemi kirjeldada või et mis tunne see reaalselt on. Ja ta kirjeldab siis seda niimoodi, see on siis heroiini tarvitamise osas. Ma mäletan, kuidas vajusin sellesse soojasse ümbrisesse, mugavustsooni ja kõik lihtsalt langes mu õlgadelt, tekkis vabaduse tunne. Ma arvan, et see tunne tõlgendab kuidagi nii, et umbes niimoodi võikski surm tunduda. Ja see tegelikult on üpris kergendav, lohutav tunne, mis omakorda surub alla päriselu ja surub alla ka surmahirmu. Aga samal ajal siis, kui tal see tunne oli, siis süstiti talle naloksooni ja ta kirjeldab seda niimoodi, et teadusele tulemine oli jube. See on nagu jäneseks olemine, kes on jäänud prožektoritesse. Sul pole õrna aimugi, mis toimub. Sind ümbritsevad tavaliselt kampvõõraid, mundris inimesed või su sõbrad ja nad ütlevad, et sa olid surnud. Sa oled desorienteeritud, segaduses, nõrk ja väga hirmul. Sa tahad lihtsalt uuesti vajuda sellesse kaitsvasse kookonisse, mida heroiin pakub. Tahad, et kõik inimesed lihtsalt ära kaoksid. Iga su keharak tahab püsti tõusta ja lihtsalt joosta ja mitte kunagi tagasi tulla, aga sul pole energiat, mitte midagi. Täielik kirdumine tegelikkusest, kus kõik sinu ümber kulgeb nagu mingi halb tõsielusaade, milles sina oled vastumeelne peaosaline, kellel pole kuhugi peitu pugeda. Minu meelest see kirjeldus selles mõttes on nagu inimlik kirjeldus sellest, et kuidas mõnikord see, et naloksoni manustamise järgselt kohe teadusele tule, on pigem hea asi ja võib-olla isegi see, et mingites olukordades seda naloksoni siis tiitrida vastavalt siis hingamissagedusele ja kliinilisele pildile. Jah, seda küll, et naloksoni eesmärk ei ole teda kindlasti vägisi teadvusele tuua, vaid manustada sinnamaani, et hakkab kannatanu ise hingama, et see peaks olema täiesti piisav eesmärk, lasta tal natukene aeglasemalt ärgata, seal võib olla juures veel mingisuguseid aineid, mida ta on neelanud, ükskõik kas bensodiazepiine, veel mingisuguseid sedatiivikume, et lasta siis magab, kui meil on juba hingav haige, siis sellega peaks olema kõik hästi. Et see, kui ta hüppab kohe püsti ja jookseb minema, mida nad vahel kipuvad tegema, ühest küljest võib esimesel pilgul tunduda selline kergendus, et jumal tänatud minema läks, ei pea temaga rohkem tegelema, aga samas, kui me ei tea, mida ta on võtnud, kui selle opiaadi toime on oluliselt pikem kui naloksoni toime saab varsti otsa ja siis võib ta jälle kusagile nurga taha vajuda. Et selliste kangemate ainete suuremate koguste puhul oleks pigem oluline, et ta oleks natuke aega silma all, et ta toibuks tõesti ilusasti üles, tuleks täielikult selgeks ja uurime tema enda käest ka, kas ta teab, mida ta võttis, kui tal näiteks on metadooni üledoos, siis kindlasti ei tohi teda veel nii peahaiglast välja lasta, 24 tundi kindlasti jälgimisel, aga tõesti see ei ole eesmärk, et ajada nad kohe jalule ja et nad kohe jooksu pistaksid. Ja naloksoni toime võiks kesta umbes 60 minutit, kas ma mäletan õigesti? Jah, pool tund, oleneb inimesest. Okei, et kui meil on metadooni üledoos, mida me kõige rohkem peaksime siis kartma, et selle aja jooksul ta põhimõtteliselt vajaks siis 24 redoseerimist naloksoni. No 24 redoseerimist ilmselt päris ei vaja, sellepärast et see metadoon hakkab vaikselt ikkagi kehast eralduma, selle kontsentratsioon langeb tasapisi, et seal lõpupoole ilmselt saab ta juba väga ilusasti ilma naloksonita hakkama, aga seal esimestel tundidel võib küll mõni kordusepisood olla. Et see on, et miks on ka nii oluline jälgida ja siis vaadata, kas opioididest veel, et tõesti, mis viimastel aastatel on ka meediast palju läbi käinud, on nitaseenid, mis pigem on oma olemuselt pigem lühitoimelised, neil vist nende kestvus ei ole nii pikk, aga mis on väga tugevad, et kas praegu nitaseenid on endiselt kõige levinumad või on tulnud ka juba uusi opioide? Nitaseenid on ilmselt endiselt kõige levinumad pahanduse põhjustajad. Uutest opioididest selle aasta analüüsides tulid välja ka esimesed orfiinid, ehk siis päris uus klass, nad on oma keemiliselt koostiselt nitaseenide lähisugulased, ehk siis bensimidasooli derivaadid ja toime põhimõtteliselt nitaseenidele sarnane.
et tegelikult nitaseen ei erine fentanülist nüüd nii palju, et võiks öelda, et talle naloksoon ei toimi, nagu alguses tekkis kerge paanika, et mis nüüd juhtus, et me teeme 1 ampulli ja 2 ampulli ja ikka veel ei toimi. Tegelikult kui me vaatame ükskõik millisest allikast ravijuhiseid naloksooni kohta, naloksooni võib tiitrides teha kuni 10 milligrammini. Et kui nüüd kujutada seda ette, et ampullis on 0,4 ja teha tohib kuni 10, mõnedes andmebaasides isegi 15, no enamus meist ei ole isegi näinud sellist kogust naloksooni. Ja kiirabibrigaadides ka ei ole sellist kogust, et võib-olla siis sellistes olukordades mõelda siis ka lihtsalt appi kutsumise pärast, et lihtsalt ravimite varusid täiendada. Või siis tõesti ei ole mõtet jääda temaga tänavale mängima, kui ta ei taha hingata, et teeme ära selle naloksooni, mis meil on, aitame teda käsitsi ventilatsiooniga ja kui ta haiglasse jõuab, siis on juba seal emaarsti või intensiivisti otsused, kas me jätkame talle selle naloksooni tegemist või me lihtsalt paneme ta taru peale ja ootame, kuni siis selle nitaseeni toime lakkab. Seda enam, et jälle me ei tea, kas see on ainult nitaseen, nitaseenides on olnud mitmesuguseid huvitavaid lisaaineid viimastel aastatel, nii xülasiini, mis toimib mitu tundi, nii difenhüdramiini, mille deliirium võib kesta isegi üle 24 tunni, et sellised haiged võiksid siis vajada juba kunstlikku ventilatsiooni ja natukene sedeerimist. Kas see võib olla ka põhjus, miks inimesed alguses arvasid, et naloksoon ei toimi nitaseenide vastu, kuna nad lihtsalt on nii palju, ütleme, teisi ravimeid, mis tegelikult seda teadushäiret põhjustavad? Ja see tulebki see, et jälle loodetakse, et naloksoon äratab ta kohe ülesse, et hüppab püsti, jookseb minema. Aga tegelikult sellises olukorras naloksoon seda teha ei saagi, sest naloksoon küll taastab hingamiskeskuse töö, aga ta ei võta ära selle mõne lisaaine sedeerivat toimet. Et see võib-olla läheb ka selle eelneva jutuga kokku, et mis meie nagu eesmärk on ja lõppkokkuvõttes on opioidi selles mõttes, kui meil on opioidi toksidroom, siis toetav ravi, et me saame lihtsalt asendada seda, mida opioid on ära võtnud. Just. Et see on ikkagi lõppkokkuvõttes prioriteet, et seda me saame pakkuda ja selleks me oleme ju treenitud. Ja opioidide juures ka see, et meil on natukene muutunud see opioidi üledoosi patsiendi profiil. Et kui me 90-ndatel oli harjunud sellega, et nad kõik on nagu üksteise kloonid, et selline noorem kõhn meesterahvast riibuga dressides lamab kusagil kangi all, siis tänapäeva opioidi üledoosi patsient võib olla ju absoluutselt igasugused, et nagu meie kutseski 2-aastane laps, see võib olla kena puhas vanainimene oma korteris, kes on oma pikatoimelisi valuvaigisteid üledoseerinud, see võib olla hooldekodu patsient, kes on ära söönud palatinaabri ravimid, et see võib olla absoluutselt igasugune inimene, et tõesti, kui sa näed opioidi toksidroomi, siis see tähendab seda, et see on opioid. Otsi opioidi, otsi teda maalt ja otsi maa pealt, kusagil peab ta olema. Et seda tuleb siis alati kahtlustada, kunagi ei ole patsienti, kes seda ei või võtta, ja lisaks muidugi ka triibuga dressid on väga moodi läinud, nii et need on ka väga levinud. Aga siis opioidi toksidroom, põhiline siis ikkagi müoos, hüpoventilatsioon, hüpotensioon ja siis võiks olla ka rohkem produkardilisem. Ja lisaks selline jahe ja kuiva nahaga, et ta tavaliselt ei ole higine ja ta ei ole ülekuumenenud, kui tegemist on puhta opioidiga. Kui ta peaks soe ka veel olema, siis me peame kahtlustama, et ta on ka mingeid stimulante sinna juurde võtnud. Ja selleks, et helistada seda siis hüpnootikumi, sedatiivikumi toksidroomist, siis seal on neil siis pupill on siis tavaliselt tavalaiust. Ehk siis meie tavalise algoritmi juures see D-täht ehk neuroloogia ja pupill. Et pupill on ikkagi suur aken siis toksidroomide maailma ja aitab koheselt siis anda mingisuguse vihje, kummas suunas liikuda. Aga nüüd liigume siis järgmise juhtumi juurde, ega meil on selles mõttes töine valve. Me ei saa niisama jääda siis ootama ja me saame siis kutse 36-aastase naise juurde, kellel on siis varasemalt anamneesis teada, et tal on olnud suitsidaalsed mõtted. Patsient kutsub kiirabi ise ja ta ütleb, et ta on 2 tundi tagasi elanud siis ibuprofeeni 400 tablette 20 tükki ja paratsetamooli 500 milligrammiseid 100 tabletti. Ehk siis meil on paratsetamooli mürgistus, kus tal vähemalt maos peaks olema umbes siis 50 grammi paratsetamooli, pluss siis veel juurde 8 grammi ibuprofeeni. Kui me siis sündmuskohale jõuame, siis patsient on kontaktne, hemodünaamiliselt stabiilne, kui tiiveldab ja mis me sündmuskohal teha saame, kuidas me patsienti aidata saame?
No kõigepealt kõik elulised näitajad nagu ikka, kaasa arvatud glükoos, sellepärast et meil on siin paratsetamool, mis võib veresuhkurt langetada ja kui siin mõne muu ravimi või väiksemate koguste puhul tunduks meile, et me oleme aktiivsöe aknast väljas, et 2 tundi on möödas ja kus me selle söe nüüd veel paneme, siis siin on tegemist väga suure paratsetamooli kogusega. Et kui me nüüd vaatame paratsetamooli imendumist, siis see täielik imendumine toimub 4 tunniga ja aktiivsöe ülesanne on see, et takistada imendumist. Ehk siis kui me talle praegu söödame selle 50 grammi sütt sisse, siis see aitab teda kindlasti veel oluliselt, eriti kui me arvestame, et neid tablette oli nii koletu palju. Et neid oli eeldatavalt 100 tükki, kui ta meile tõtt räägib, ja sellest lähtuvalt võiks arvata, et vähemalt osaliselt on need tabletid omavahel kokku kleepunud, moodustanud seal ravimmassi ja pesaarid, ja see tähendab, meil on sellised moodustised, mis välimise külje pealt jah sulavad, aga sisemine külg on kõik veel sulamata ja puutumata. Et kui me selle söe talle praegu manustame, sellisel juhul see süsi seob ära päris olulise osa sellest alla neelatud paratsetamoolist ja selle võrra võib see temal välja kujunev mürgistus jääda väiksemaks. Et see ongi igasuguse mürgistuse esmaabise esmane mõte, et võimalikult kiiresti katkestada mürgi imendumine, võimalikult kiiresti katkestada mürgi ja patsiendi vaheline kontakt, et mida rohkem me suudame seda mürgitoimet ära hoida, seda väiksemaks jääb meil see kahjustav toime, mis lõpuks välja kujuneb. Nii et mida kiiremini süsi sisse saab, seda parem. Et antud juhul ta küll iveldas, pluss seal ujub ringi see ibuprofeen, mis tekitab veel iveldust ja maoärritust, et kindlasti selle kupeerimiseks võiks talle siis teha mingit antiemetikumi, et ondansetroon sobiks suurepäraselt 4 milligrammi, aga süsi sisse juba koduses etapis. Et siin tuleb muidugi ka, et kuidas ta sai ära süüa nii jube suure koguse, tõesti, miks müüakse paratsetamooli 100 tabletistes purkides. Et ei kujuta ette küll, kui suur peaks olema perekond, et ühe haigestumise ajal ära süüa 100 tabletti paratsetamooli, et kindlasti ei ole seda korraga koju kellelegi nii palju vaja ja erinevalt igasugustest blisteritest on sellised suured purgid ohtlikud nii dementsetele, nii väikelastele, sellepärast et kui blisteri puhul tuleb seal nikerdada neid tablette ükshaaval sellest ümbrisest välja, mis võtab aega, me satume lapsele peale, me satume see võib-olla sellele vanurile peale või siis ta vähemalt tüdineb ise ära nende tablettide väljakoukimisest. Aga 100 purgiga ei ole ju tegelikult vaja midagi muud kui avada suu ja kallata need tabletid endale suhu. See on väga hea tähelepanek ja tõesti, miks meil on eriti arvestades, kui suur on meil paratsetamooli mürgistuste ikkagi osakaal ja kui kättesaadav see mürk on mõnes mõttes ja kui toksiline ta siis hepatotsüütidel on ja kui ägedat maksapuudulikkust ta põhjustab. Jah, et see teeb murelikuks, aga kuidagi ei ole õnnestunud see regulatsioon, et tõesti olekski müügil ainult väiksed pakendid. Ja teine asi, kui õnnestub midagi ära reguleerida, siis inimesed liiguvad, piirid on lahti ja tuuakse sisse igasuguseid väga huvitavaid ravimvorme ja pakendeid. Et võib-olla kui Terviseametist või Tervisekassast keegi kuulab, et siis saab seda uurida, et võib-olla see oleks niisugune üleüldise tervishoiu aspektis siis mõistlik asi, mille peale mõelda. Jah, see oleks ilmselt Ravimiameti teema. Ravimiameti teema, täpselt. Aga nüüd, kui me aktiivsöe ära manustasime ja selle imendumise siis ära takistasime nii palju, kui vähegi me oskame, kas ravimpesuaarid, mida sa enne mainisid, et kas kui tablettide kogused on suured, kas seda ravimpesuaari teket võiks siis alati kahtlustada, et olenemata, mis võetud ravim on? On ravimeid, mis suurema tõenäosusega moodustavad pesuaare, näiteks tritsüklilised antidepressandid, kaltsiumkanali blokkerid, salitsülaadid, pupropioon sellistest psühhoaktiivsetest ainetest, ka rauatabletid, et seal üks lihtne diagnostika oleks röntgenpilt. Ja siis sealt nad tulevad ilusti siis välja. Et sealt oleks näha, et maos on sellised varjustused olemas ja üldiselt Põhjamaad on väga palju läinud praegu seda teed, et sellisel puhul tuleb gastroskoopist endoskoobiga ja nopib need pesaarid sealt välja. Et teine variant on see, et me lihtsalt istume ja ootame, mismoodi see mürgistuse kulg nüüd läheb, et jälle see pealmine kiht sulab, tekivad sümptomid, jõuavad maksimumi, hakkavad vähenema, uus kiht vahepeal sulab, tekivad sümptomid uuesti ägenevad, tulevad tagasi, et see periood võib minna väga pikaks. Et nii patsiendi, personali kui haigla voodireservi osas oleks oluliselt selline säästlikum variant need pesaarid sealt välja korjata.
Ja see on ka hea näidustus, eks ju, miks minna ka suurema, kõrgema etappi haiglasse, et kellel on siis 24/7 see endoskoopia võimekus olemas. Jah, ja selle naisega arvestades tema 50 grammi paratsetamooli, siis mõtleks ka kindlasti kõrgema etapi peale, et see on intensiivravi haige. Aga nüüd ongi, et ütleme, näeme, teeme röntgeni, oleme jõudnud, sõidame kiiresti haiglas siis teeme röntgeni, näeme, et seal on ravimpesuaar, kutsume välja endoskopisti ja siis on meil, eks ju, ACC, mis on, ütleme, tõenäoliselt kõik on sellega kuidagi kokku puutunud, N-atsetiilsüsteiin, aga kas saad sa korraks üle seletada, et kuidas see toimib ja kuidas ta siis paratsetamooli mürgistuse korral aitab? ACC oma keemilise koostise poolest, manustamine on meil intravenoosne loomulikult, seob paratsetamooli toksilist metaboliiti, mis kahjustab maksa. Et paratsetamooli selliste tavaliste annuste puhul, terapeutiliste annuste puhul on organism suuteline selle ise ära siduma ja ohutul kujul välja tooma, aga üledoosis see mehhanism ammendub, ensüümi pole enam sellises koguses, et seda metaboliiti sealt neutraliseerida ja neerude kaudu välja suunata, muutub ta toksiliseks, hakkab ta hävitama hepatotsüüte ja kui nüüd lisada sinna atsetiilsüsteiin, siis see seob selle metaboliidi ohutuks ühendiks. Ja see metaboliit on siis NAPK-i lühende all, ma nüüd seda täispika muidugi ei tea, mis selle akronüümi taga on, aga NAPK-i siis see on ja sellel ACC-l on ka siis erinevaid protokolle, mida siis soovitatakse, et mis on, seal on nii-öelda 3 süsteemiga protokoll, mis sinu valik oleks? Praegu vähemalt Euroopa Mürgistusteabekeskuste assotsiatsioon on jäänud sellele seisukohale, et paratsetamooli mürgistuse puhul oleks kõige mõistlikum ja ökonoomsem ja ravi seisukohalt kõige sujuvam kasutada seda 2-doosilist protokolli, kus esimene doos tuleks siis 200 milligrammi kilogrammi kohta, manustatuna siis 4 tunni jooksul, lahustatuna pooles liitris füsioloogilises või glükoosis, seejärel tuleb siis teine doos, mis oleks 100 milliliitrit kilogrammi kohta liitris vedelikus ja see läheb 16 tunniga. Kokku siis 20 tundi ja selle 20 tunni järel, siis viimase doosi järel mõõdame uuesti nii paratsetamooli kui maksamarkereid. Ehk siis kokku siis 20 tunniga 300 milligrammi kilogrammi kohta ACC-d ja võib-olla siis ka nagu ette hoiatada, et need ampullide kogused, mida siis tervishoiutöötajad peavad selle lahuse tegemiseks avama, on väga suured. Et sellepärast siis mitte ära ehmatada, et see ei ole üleannustamine, vaid neid ongi metsikus koguses. Jah, et seal ei olegi midagi imestada, kui vaja läheb 40 ampulli ACC-d, et see lihtsalt ongi nii. Et siis võib-olla arstil ka õe juurde appi minna, et muidu õel on lõpuks käed villis ja näpud valusad. Ja kui me räägime nüüd nii suurest kogusest nagu selle naise puhul, siis seal võib mõelda ka selle peale, et võib olla ka see teine doos, ehk siis see, mis peaks minema 16 tunni jooksul, eriti kui ei õnnestu neid pesuaare kätte saada, et läheb seal mõni hoopis pudiks ja laguneb laiali, mida ka mõnikord juhtub, et sellisel juhul võiks olla ka see teine doos ka 200 milligrammi kilogrammi kohta. Lisaks on meil seal võimalikud siis sellised täiendavad maksakaitsvad ravid, et viimase uurimustes tuuakse välja, et paratsetamooli korral hepatoprotektiivselt toimib ka fomepisool täiendava ravina. Ehk siis samamoodi, nagu me manustame teda 15 milligrammi kilogrammi kohta alkoholimürgistuste puhul, samamoodi võib ta manustada siis ka paratsetamooli mürgistuse puhul, kus on tõesti väga kõrged doosid ja põhjus karta, et sealt kujuneb tõsine maksakahjustus, siis samal ajal ACC-ga võiks juba käima minna ka see fomepisooli poolus. Mida ma olen nüüd viimase ajal ise lugenud, on siis, et kui meil on tõesti toksilise maksakahjustuse tugev kahtlus, et seal on mingisugune intoksikatsioon ikkagi toimunud, aga paratsetamooli number on siis madal, et seal paratsetamooli kontsentratsiooni üleval ei ole või siis ta on juba langenud selleks hetkeks. Et siis ikkagi soovitatakse ACC teha, kuna tal on ikkagi lai ohutusprofiil, kuna ta aitab siis ka teiste, siis ütleme hepatotsüüte kahjustavate ravimite korral, aga kas fomepisool võiks ka siis olla, kui meil tõesti on näiteks niimoodi, et meil on siis ägeda intoksikatsiooni kahtlus? Fomepisooli nii palju on vähe uuritud ja teda väga empiiriliselt ei soovitata. Et tõesti fomepisool, tema põhitoimed on toksalkoholid ehk siis metanool ja etüleenglükool,
on teda kirjeldatud sedasi off-label kasutamist paratsetamooli juures ja kus ma tean, et Eestis on olnud 2 väga head juhtumit tema kasutamisel ka disulfiraamimürgistuse puhul antavusreaktsiooni korral, kus patsiendil oli tekkinud tõesti vasopleegia, mis ei allunud vasopressoritele kuidagiviisi ja fomepisooli pooluse manustamisega tõesti see seisund kompenseerus ja paranes patsiendi olukord oluliselt. Kuidas see fomepisooli, ütleme nüüd ohutusprofiil on, et kas sealt kõrvaltoimeid selle manustamise juures? Tavaliselt eriti ei tähelda. Et kui ikkagi on väga ebastabiilne haige, siis võib selle peale mõelda. Jah, fomepisooli peale võib mõelda üsna julgesti. Et lisaks siis ACC-le, mis meil siis ütleme, võib-olla on rohkem levinud ja rohkem käepärasem. Jah, sest kui ACC puhul öeldakse isegi, et otsene allergia ACC-le ei ole absoluutne vastunäidustus, kui meil on eluohtlikus seisundis haige. Fomepisooli kasutamist, mis piirab pigem on tema kättesaadavus. Et teda mitte alati ja mitte igal pool ei ole parasjagu kätte saada, kui vaja oleks. Aga need võiks ikka keskhaiglates ikkagi olemas? Keskhaiglates on fomepisooli kogus olemas. Peaks olema, aga nagu sa ka enne mainisid, et alati on võimalik ka uurida kõrval olevatest haiglatest, et tegelikult võib-olla seda ka nagu propageerida, et kui tõesti mingi antidoot on kuskil otsas, et siis võib-olla eelistada naaberhaiglasse ja küsida, paluda. Seda päris julgelt kasutatakse, haigla apteekrid on selle asja endal selgeks saanud ja kui ta juba näeb, et tal on teada antud, et miski on otsas, siis esimesed kõned lähevadki naabritele ja siis antakse ka meile selle antidootide baasi jaoks teada, et nii ja nii mitu doosi liikus siis tükist PERH-i või vastupidi. Aga liigume siis edasi. Jätame siis selle ACC seal vaikselt jooksma, nagu protokolli järgi on paika pandud ja vahepeal siis kutsutakse meil appi hoopis, et on siis olnud üks kiirabibrigaad, kes on läinud siis 57-aastase mehe juurde ja sellel 57-aastasel mehel ta oli siis sügava teadvushäirega ja kiirabibrigaad tegi talle flumaseniili bensodiasepiinide siis mürgistuse kahtlusel. Aga pärast selle flumaseniili manustamist tekkis patsiendil kontrollimatu toonilis-kloonilised krambihood. Et mis siin toimub? Nüüd tuleks, kui seda enne pole tehtud, teha lahti patsiendi aegkriitilised andmeid ja vaadata, mis ravimite tarvitaja ta oli ja kui palju ta neid on võtnud. Et pildi kirjelduse järgi jääb 2 sellist peamist kahtlust, et üks asi, et patsient on eelnevalt olnud pikka aega bensode tarvitaja, kuna flumaseniil blokeerib ära bensodiasepiini retseptorid, siis see tähendab seda, et me võtame sõltuvushaigel järsku raksti ära tema sõltuvusaine ja see, mis juhtub tulemusena, on võõrutusseisund krampidega. Lisaks sellele veel flumaseniil on krambiläve alandav aine ja selle tõttu peaks kindlasti enne vaatama, ega juhuslikult ei ole tegemist meil epileptikuga, et kui ta on epileptik, siis ta võib ka sellel foonil krambid saada. Et kui me vaatamegi siis, mis ravimeid igapäevaselt tarvitab, siis tulebki välja, et tal on siis varasemalt on tal diazepaam juba välja kirjutatud ja anname siis praegu selgub, et ta on võtnud siis 40 tabletti diazepaami, 20 tabletti tramadooli, 30 tabletti metropolooli ja 20 tabletti karbamazepiini. Ja muidu on siis teada, et ta on täiesti krooniline bensodiasepiinide tarvitaja. Et siis meil on nagu see põhjus olemas ja võib-olla see on nagu väga hea näide, et miks flumaseniil tegelikult nii ohtlik on ja miks ta on ka tegelikult siis mitte näidustatud, vähemalt Inglismaal siis bensodiasepiinide, ütleme, üledoseerimise korral siis nagu haiglaväliselt. Jah, ega Eestis teda ka enamuses kiirabibrigaadides ei ole, et reanimobiilil vist veel on, et just selle sama pärast, et ei kasutataks teda kogemata kombel üledoosile seal, kus tegelikult patsient on sõltlane ja me võime tal põhjustada sellise krambihoo. Ja kui me ka praegu vaatame neid ravimeid, mida ta sisse võttis, et seal hulgas on ka tramadool, mõnedel haigetel, eriti nooremas ja isegi terapeutilistes kogustes võib krambid põhjustada. Et see tramadool võis kindlasti olla siia juurde veel üks soodustav tegur, et see on krambiläve alandav ravim kindlasti. Et kellele haiglaväliselt võiks olla flumaseniil, soovitada tõesti, kui patsiendil on isoleeritud bensodiasepiinide üledoos, ta ei ole krooniline tarvitaja, tal on nii suur üledoos, et ta on saanud hingamiskeskuse pärssumise, ta on meil hingamishäirega, ütleme, see võib olla
olukord, kus seal teismeline on ära söönud vanaema bensodiasepiini tabletid suitsiidi eesmärgil või on väikelaps kusagilt kõrbistanud mõne teise pereliikme bensotablette, ehk siis kus meil tõesti ei ole seda varasemat tarvitamist ja sõltuvust all ja nüüd on suur bensodiasepiinide üledoos peal. Ja aga siinkohal jälle, et tegelikult me saame ka, ütleme, seda sümptomaatilist ravi ka pakkuda, et tõesti meil on nagu võimekus olemas seda hingamist ikkagi asendada teoreetiliselt, et prioriteet oleks nagu see iseenesest, aga kui on ikka isoleeritud olukord, et siis saab ilusti seda ümber pöörata, sest et iseenesest flumaseniil on ju perfektne antidoot, et ta pöörab siis on nagu bensodiasepiinide antagonist, aga just seda, kuna ta on nii perfektne antidoot, siis ongi see küsimus, et kuidas me siis seda krambihoogu kupeerime, sellepärast et tänu sellele flumaseniilile on ka siis ütleme, bensodiasepiinid on oma toime vähemalt mingiks perioodiks kaotanud, et siis meil on ka raskem seda krambihoogu siis ravida. Jah, et see peaksid tulema nüüd siis teise rea krambiravimid ja ilmselt konsultatsioon neuroloogile, et mida siis tema soovitaks sellises olukorras teha. Et intravenoosselt on olemas küll levetiratsetaam ja fenütain ja teised, aga et mis võiks sellises olukorras sellele haigele kõige sobivam olla, et siis küsiks küll juba nõu. Või siis tõesti reanimobiilappi ja tõesti ta vajaks siis propofol-narkoosi näiteks, et seda krambiaktiivsust siis ravida. Nii, aga siis flumaseniil sai ka kaetud, et flumaseniili puhul siis olla ettevaatlikum, aga diasepaamide korral siis on ta siis hüpnootikum sedatiivne toksidroom siis, mis ta siis võiks olla? Loid, unine, hingamisdepressiooniga, kas pradypnoeline või siis ei taha üldse hingata, pupill on normaalse laiusega, patsient selline natuke jahedam, nad ei põhjusta otseselt sellist järsku temperatuuri langust, aga selline kuni kraad võib ikka olla. Et ta on pigem selline jahe, kuiva nahaga, ta ei ole märg higine nagu kolinergiline sündroom. Et niimoodi, vähemalt anestesioloogidele nagu niisugune tuttav sedatsioonis narkoosis haige, et selle järgi siis ära ka tunda seda. Delta kutse kutsub teid kõiki Delta konverentsile. Me teeme seda uuesti 2026. aastal 6. veebruaril ja me oleme tagasi veelgi suuremad ja võimsamad. Konverentsil toome kokku tippeksperdid, meditsiini uuendajad ja kõik, kes soovivad erakorralise meditsiini tulevikku kujundada. Me tahame teha tõelise erakorralise meditsiini pidupäeva. Seega veelgi suuremalt, veel uhkemalt ja veel võimsamalt. Ja meie peaesinejaks on see aasta erakorralise meditsiini professor otse Kanadast, professor David Carr, kes teeb 2 põnevat ettekannet. Ja päeva jooksul käsitleme teemasid alates sellest, kuidas toime tulla kriitilises olukorras, kuni võõrkehade eemaldamiseni hingamisteedest, noore inimese insuldini, kõhuvaluga patsiendi käsitluseni ja paljude teiste põnevate juhtumiteni. Tartu Kiirabi väljastab ka kõikidele Delta konverentsi osalejatele koolitustõendi. Ja konverents ise toimub eesti keeles, kuid meie eriline peaesineja on Kanadast ja astub üles inglise keeles. Tule meiega Delta kutsele! Nii, aga liigume järgmise juurde ja järgmine kutse siis on natukene keerulisem. Me saame siis kutse, kus on toimunud siis keldriploksi plahvatus ja mitmel inimesel on hingamisraskus, survetunne rinnus, iiveldus, oksendamine ja kui vaadatakse siis pupille, märgatakse mioosi, ehk siis pupillid on kitsad. Mis meie prioriteedid on või mis meie mõtted on? Esimene mõte oleks abiandjate ohutus, et mis siin tegelikult juhtus, mis ainega on tegemist. Et kindlasti ei läheks neid välja otsima sealt kusagilt keldrist ega esimese korruse korteritest, aga tegeleks rahulikult värskes õhus patsientidega, kelle on päästjad juba välja toonud ja sinna juurde kindlasti kaitsevarustus, ehk siis ka paberkittel on parem kui mitte midagi, kittel sinna kiirabitunkede veale, kindad kätte, respiraator nina ette, võimalusel visiir ka, see takistab igasugust asjade silmadesse pritsimist ja silmade kontakti ja siis hakkame tasapisi ükshaaval nende inimeste elulisi näitajaid vaatama ja võrdlema nende kaebusi, kas nendel on sarnased kaebused, kas need on natuke erinevad, küsitlema, kus nad olid, kas nad tundsid mingit lõhna, kas midagi oli teistmoodi kui tavaliselt, et mis võis juhtuda keldriboksis, mis seal võis olla. Et kui me nüüd näeme, et siin sündmuskohal sebis juba enne meid igasuguseid huvitavaid inimesi, et siin on millegipärast paar autotäit politseinikke, siin on ka narkopolitsei,
Siin on, näidatakse veel ühte kannatanut, et seal on keegi, kes on saanud ka plahvatuses rohkem kannatada kui teised, ta on selline natukene marraskil ja natukene mingeid puupinde ja klaasikilde pihta lennanud. Et siis, ja temal tundub ka kaebusi rohkem olevat äkki kui teistel. Et läheks talle sedasi vaikselt lähemale ja küsiks, et kuule, et räägi nüüd ikkagi ära, et mis sul seal keldris oli. Ja siis, kui ta vastab, et tõesti, et oli amfetamiini tootja, mis see põhjus võiks olla? Metamfetamiini koduse tootmise käigus on varasemalt juhtunud ka selliseid õnnetusi, et kõrvalproduktina on tekkinud fosfiingaas. Et mis iganes põhjusel tema laboratoorium praegu õhku lendas, ilmselt hakkas mingit protsessi väga kiiresti lõpetama, kui nägi, et politsei ümber maja liigub ja tahtis keldri kähku kinni panna, aga kuidagi ta plahvatuse põhjustas, aga otsustades nende kaebuste ja selle järgi, et inimestel on pupillid kitsad, võiks korraks mõelda, nagu neil liiveldab ka, et ka siin võis olla seda fosfiingaasi, et kindlasti juhiks sellele päästjate tähelepanu, kes sellisel sündmusel kohal viibivad, et erikeemikud peaksid mõõtma, mis seal all on, ja selliseid kergemaid kannatanuid me saame ravida sümptomaatiliselt, vaadata, kuidas nad ennast tunnevad, ka jälle arvestades isikukaitsevahendeid, kui meil see keldri omanik hakkab muutuma sedasi nõrgemaks ja õigiseks ja oksendab olusti, siis fosfiingaasile meil on antidoot. Et atropiini esialgu, sellisele omal jalal liikuvale inimesele isegi täit milligrammi ära ei teeks, et 0,5 milligrammi vaataks, kas ta läheb paremaks. Ja nende ülejäänutega kindlasti oleks väga ettevaatlik, sellepärast, et ühelt poolt nende kaebused tõesti sobivad fosfororgaanikule sellises hästi lahes kontsentраtsioonis, et kui seal oleks 0,01 ppm ehk siis particles per miljon õhus, et siis nad võiksid selliste natuke kergete kaebustega olla küll. Aga vaadata ka, et kas ikka tõesti on pupillid kõigil kitsad, et kui seal tuleb samade kaebustega inimene, ma vaatan talle otsa ja tal on hoopis pupillid laiad. Muidu just nagu kõik sobiks. Ta ütleb, et tal rinnus pigistab ja hingata on raske ja süda on ka paha. Pupillid on suured, laiad. Siis siin on pigem jah, me loomulikult mõõdame teda ka ilusast ja ka kindlasti ei hakka talle atropiini tegema, sest siin on pigem tegemist selliste psühhogeensete sümptomitega ja sellest sündmusest tekkinud ärevusega. Ka kogu ülejäänud maja juures, et kust kohast otsida, kas kellelgi võiks veel midagi olla, tuletame meelde seda, et fosfiingaas on õhust raskem, ta langeb allapoole, võib-olla tõesti plahvatus paiskas teda kuskile esimeste korrusteni, aga kindlasti ei ole ta sealt keldrist sedasi aurustunud ülemistele korrustele, et kui ülemistelt korrustelt tuleb keegi kaebustega ka jälle väga selline täpne algoritmipõhine ülevaatus, et mille moodi ta rohkem on. Kas tal on need fosfororgaaniku kaebused või ta näeb pigem välja nagu psühhogeenne. Ja kui tuleb kõrvalmaja rahvas mingisuguste huvitavate kaebustega, et vererõhk on 200 ja pea valutab, siis see kindlasti ei ole antud sündmustega seoses, kuigi ka need inimesed, kuna nad aknast nägid ju, peavad ennast sündmusega seotuks ja tahavad kohe koos samade kannatanutega läbivaatust saada. Mida podcast edasi, seda rohkem meie juhtumid hakkavad meenutama juba Rütsu võib-olla tulevast krimiromaani, aga isegi kui kuulaja ei tea, mis asi fosfiingaas on, siis tegelikult eks ju nende sümptomite ja toksidroomi põhjal me võime öelda, et jääb tugev kahtlus siis kolinergilisele sündroomile või kolinergilisele toksidroomile ja nagu sa väga kenasti ütlesid, et siis atropiin oleks siis selle sündroomi siis antidoot. Aga kui me atropiini manustame, et kui kiiresti mis efekti me ootame, et kui me ootame näiteks naloksoni puhul, me tõesti ootame seda efekti, et tal hingamissagedus tõuseks, aga mis efekti me atropiini korral ootame või mille järgi me tiitrime seda? Atropiini puhul me ootame just seda üldiste eluliste parameetrite normaliseerumist, et ta ei ole enam tahükardiline, et ta saab hingata, et see igasugune sekreetide eritumine väheneb, antud juhul on need suhteliselt vähe väljendunud siin, aga just, et ta üldseisund stabiliseeruks. Ja samal ajal, kui me silma vaatame, pupill võiks ka laiemaks hakata minema. Et kui ta vaatab otsa juba normaalse pupilliga, tema pulsisagedus on normaalne, hingamissagedus on normaalne, ta kõneldes ei jookse sülge, et siis võiks öelda, et me oleme olukorra stabiliseerunud.
Ja väga hea tähelepanek, mis sul oli ka, et tuua välja, et alati võib olla neid psühhogeenseid patsiente, kellel otseselt seda mürgistust ei ole, aga kellel tõesti seal siis kas ta viibis läheduses või siis tekkis see suur mure, et neid patsiente siis ikkagi eristaks, et suursündmuse korral võib olla ju ka ägedaid koronaarsündroome ja müokardiinfarkte ja kui sellele otsa veel atropiini teha, siis see võib päris kurvalt lõppeda. Sellepärast see on loomulik, et inimene on ärevil ja murelik, kui tema majas lendas midagi õhku, teda ei lasta enam tuppa tagasi, ta tuli välja, tal on toas lemmikloomad või vanaema, kes jäi tuppa televiisorit vaatama, siis keegi veel hakkab ümberringi rääkima mingisugusest fosfiingaasist ja mingisugusest keemiarelvast, selge see, et see tekitab inimesele päris palju ärevust. Ja kui rääkida veel üldse kolinergilisest sündroomist, siis ja keemiarelvadest, et sinna ju hulka kuulub ka meedias korduvalt läbi käinud Sarin ja Novichok, et kas nende kohta on sul ka mingit niisugust salainfot jagada? Novichokid on sellised toredad põnevad ained, et kuna nad ei ole kirjeldatud keemiarelvade keelustamise konventsioonis, lihtsalt sellepärast, et see allkirjastati varem, kui Novichokid käibele tulid, siis nad just nagu oleksid lubatud, et sellised halli ala asjad, aga loomulikult keegi kunagi nende kasutamist ei tunnista, kuigi mõne aja pärast kogu maailm teab, et neid kasutati, ja on nad põhimõtteliselt samuti tugevatoimelised fosfororgaanilised mürgid, sellise väga väikest kogust on vaja surmava mürgistuse tekitamiseks. Mis on hästi, on see, et kuna nad on niivõrd ohtlikud, nad nõuavad tootmisel eriturvanõuetega laborit ja nad nõuavad ka sellist professionaalset käitlejat. Et see ei ole aine, mida saaks kusagile suures koguses sokutada, kergelt suures koguses transportida, et pigem, kui me praegu vaatame Novichokide kasutamist ja kus neid on kasutatud, seal on tegemist atendaadiga, kus on 1 või 2 kindel sihtmärki ja kasutatakse väikeses koguses, kiiresti sihtotstarbeliselt, tavaliselt saadakse ka efekt. Et erinevalt siis mingisugustest pihustatavatest suuremale territooriumile gaasidest, et kui me mõtleme nende klassikaliste keemiarelvade kasutamiste peale igasugustele ipriitidele, sinepigaasidele, et Novichoke siiamaani vähemalt on kasutatud väikeses koguses läheda maa pealt ja kui tuletada meelde näiteks sellist huvitavat ajaloolist sündmust nagu Põhja-Korea praeguse diktaatori Kim Jong-Un'i venna Kim Jong-Nammi tapmist, see toimus ju minu mäletamist mööda Singapuri rahvusvahelises lennujaamas. Tegelikult keset sadu mööduvaid inimesi. Ja läbi viidud nii, et kahjustuse sai ainult Kim, kes suri kohe koha peal ära ja rohkem kannatanuid ümberringi ei olnud. Ja samal ajal oli Salisbury's Inglismaal oli intsident, kus siis sihtmärgid ikkagi jäid lõpuks ellu, aga ohvriteks siis sattus hoopis see, kes selle lõhnapudeli või lõhnaõlipudeli, kus mürk oli peidetud, üles leidis. Jah, see oli selles mõttes tõesti ühelt poolt õnnelik sündmus, sellepärast et mõeldud ohvrid jäid ellu, aga teiselt poolt tõesti selle ära visatud pudeli leidis juhuslik inimene, kes otsustas proovida, mis selles pudelis sees on. Nii, kolinergilisest sündroomist rääkisime ära, et kuna see aeg lendab ja neid antidoote on väga palju, et siis ma kiiresti mainin veel üle, et mis meil veel on, meil on siis kange etanool, mis on siis mõeldud metanooli ja etüleenglükooli mürgistuse korral, meil on sooda, mis on mõeldud siis triitsükliliste antidepressantide üledoosi korral, kaltsiumkloriid või kaltsiumglükanaat, mis on siis kaltsiumkanali blokaatorite mürgistuse korral, ja siis, mis meil on ka, ütleme siis haiglatingimustes on siis tsüanakit. Et ma tean, Rutt, et sa tahtsid veel siis tsüanakitist ehk siis hüdroksükobalaamiinist veel rääkida. Tsüanakit, nagu tema nimigi ütleb, on tsüaniidi antidoot, et siin võib tekkida küsimus, et mis tsüaniid, et kus kohas meil praegu tänapäeval see tsüaniidi mürgistust nii laialt on. Tsüaniidi mürgistus on ilmselt tugevasti aladiagnoositud tänu sellele, et me ei saa teda kliinilises keskkonnas määrata. Et me saame tsüaniidi määrata kindlasti igasugustes keemialaborites, aga kuna me teda haiglatingimustes inimese seest analüüsida ei saa, ta metaboliseerub sealt niivõrd kiiresti, siis
jääb sageli kahe silma vahele, kus on kõige rohkem tsüaniidimürgistusi, on olmepõlengud. Sellepärast, et tsüaniidgaas vabaneb igasuguste tekstiilide ja plastmassi põlemisel, ehk siis me võiksime eeldada, et nii korteri kui igasuguste laohoonete põlemise puhul tõenäoliselt patsiendil lisaks vingugaasimürgistusele, kus me saame karboksühemoglobiini mõõta ja mille peale me kohe mõtleme, ta toodi tulekahjust, tal kindlasti peab vaatama astropist, mis see karboksühemoglobiin teeb, et kas on mürgistust, ei ole, aga seal kõrval võib olla ka täiesti arvestatav tsüaniidgaasi mürgistus, et me lihtsalt ei saa aru, mida see patsient kaebab, miks tal nii paha olla on, et karboksühemoglobiin on ainult 20, et see ei peaks ju nii hull olema, kui me seda astropit natuke lähemalt vaatame, tal on millegipärast laktaat 13, tal on millegipärast pH 7,1, et see tekib küsimus, no miks tal niisugune laktaatatsidos on? Et nagu päriselt siis sellest vingugaasist või on tal midagi muud viga, samal ajal patsient kaebab õhupuuduse tunnet, tal rinnus pigistab, tal on paha olla, see on tsüaniidgaas suurima tõenäosusega. Ja mida tsüaniidgaas organismis teeb ta seda, et ta inhibeerib ära mitokondriaalsel tasandil hingamise, ehk siis hemoglobiini küljes isegi vaatamata sellele 20% karboksühemoglobiinile oleks hapnikku piisavalt, raksaaks sealt midagi võtta küll, aga kuna mitokondrid on ära blokeeritud, et nemad ei suuda seda hapnikku vastu võtta, siis see hapnik jääbki sinna verega ringlema. Ehk siis kui me lisaks sellele arteriaalsele astropile võtaksime venoosse astropi, siis me võiksime seal näha sellist üllatavalt suurt hapniku protsenti. Just sellepärast, et rakud ei ole saanud hemoglobiini küljest hapniku kätte, see läheb lihtsalt samamoodi samasugusena venoossesse verre. Mis veel võib olla selline väline indikaator, mida me saame vaadata, on see, et kui me võtame tal analüüse, et see veeniveri on millegipärast väga hele. Et mis teeb veenivere heledaks, et on lahja või? Nagu ei ole, hemoglobiin on normaalne, aga üks võimalus on tõesti see tsüaniid. Ja sellisel juhul, mis me saame teha selle jaoks, ongi antidoot, tsüanokit. Et kuni 5 grammi korraga poolusena, lahustatuna 100 milliliitris, et kas poole tunni jooksul, kui see patsient on sellises enam-vähem heas seisundis, juhul kui ta muidugi tsüaniidimürgistusest saab meil südameseiskuse, siis sellisel juhul kohe ja poolusena, ja edasi vaadata seda doosi võib korrata, kui veel vaja on, aga sageli juba selle esimese antidoodi doosi peale nende seisund paraneb märkimisväärselt. See on väga hea tähelepanek, et tõesti kasutada ära seda võimalust, et võrrelda nii venoosset kui siis arteriaalset astropi. Tihtilugu me oleme harjunud arteriaalset astropi võtma ja sellest lähtuma, aga niisugune väikene lisavihje, et mis võib meid juhatada siis õigesse suunda, eriti tõesti, kuna me tsüaniidi ei saa siis kuidagi analüütiliselt vähemalt määrata või objektifitseerida. Ja üks võib-olla, mis veel kiiresti mainimist vajaks, et üks, mis antidoot meil veel on ka olemas, on metülensinine, mis siis on hea asi methemoglobineemia korral, et kuidas me neid patsiente üles leiame siis, kes võiks seda metülensinisest kasu saada? Methemoglobineemiaga patsient tegelikult paistab silma juba haiglaeelses etapis, et me ei saa küll määrata seal, milline on tema hemoglobiin, aga kui me vaatame patsiendile peale ja ta on selline eriti väljendunult tsüanootiline, allikas sinine, kohati seda kutsutakse šokolaaditsüanoosiks, et ta on lausa pruudikas sinine künte alt. Ja kui siis kõik need kiirabi esmased toimingud, et kindlasti teeme ka veenitee, kui meil on näost sinine patsient, kes kaebab tugevat õhupuuduse tunnet ja ahmib õhku, paneme veenitee selle käigus, võiks korraks visata pilgu peale, aga milline see veri välja näeb. Et sageli kiirabi autos ei ole see valgustus kõige parem, on seal üldse see sinine valgus sisse lülitatud või mis iganes, aga kui me vaataks seda nüüd kuskilt tutiku pealt sedasi korraliku valge valgusega, et kui meil on tegemist methemoglobineemiaga, siis see veri on isegi mitte tumepruun, aga šokolaadipruun. Et mitte punane, aga täitsa šokolaadias pruun, sellist värvi nagu inimese veri tavaliselt kindlasti ei ole, ja hiljem haiglas me saame sellele siis kinnituse sellega, et tegemist on methemoglobiiniga, see tuleb meil kust, see tuleb jälle astropist. Et siis saab selle kinnitada ka just, et haiglaeelselt saab ka siis juba niisugust esmast tippdiagnostikat teha, kui patsient on tsüanootiline ja ägedas hingamispuudulikkuses mingil põhjusel. Ja kus nad selle kõige sagedasemalt saavad, on siis nitritite manustamisel,
suures koguses, siin vahepeal oli selline väga ebameeldiv tahtlik ekspositsioonide trend, mis käis läbi üle kogu maailma. Nüüd natuke aega ei ole neid manustajaid olnud, võib see olla ka mitmesugustest muudest nitroühenditest, aniliinvärvidest, nende derivaatidest ja ka selline raketi- ja lennukikütuse lisand nagu hüdrasiin võib anda metemoglobineemiat, väga harva esinev ja selline, ma ei ole kordagi kuulnud, et Eestis oleks olnud, on ka selline variant, kus allaaastane laps võib saada metemoglobineemia ülemäära nitraate sisaldavastest köögiviljadest valmistatud püreest, mis on seisnud külmkapis üle 24 tunni ja selle käigus nitraadid on redutseerunud nitrititeks ja võib kujuneda metemoglobineemia, mitte küll sellisel väga drastilisel kujul kui otseselt purgist nitritit süües, aga siiski lapsevanema jaoks päris ehmatav. Nüüd, kui me enne lapsevanemaid lohutasime, siis ma arvan, et me nüüd avasime uue hirmu kõikidel lapsevanematel, mis nende lapsega võib juhtuda, et jälgige siis püretoitu ettevaatlikult, et see ei läheks üle aja ja oleks külmkapis. Aga sellega me praegu jõudsime siis oma antidootide nimekirjas lõpuni, et siin tõesti neid selles mõttes antidoote on ju veel olemas, aga kõike me ei jõua siin siis podcastis täna kahjuks kajastada. Et võib-olla kindlasti oleks vääriks ka teist osa mingil hetkel või mürgistuste käsitlemist laiemalt, aga põhilised niisugused toksidroomid me ilusti kajastasime ära, rääkisime läbi ja võib-olla põhiline, miks toksidroome ka kiiresti leida, on just see, et kas meil on võimalus siis kuidagi seda ravimite imendumist vähendada, eliminatsiooni suurendada ja siis antidooti manustada. Et see võiks olla siis see lõppeesmärk. Kas Rutt siia lõppu veel midagi, kas midagi, üks mõte, millega kuulajad siis nii-öelda koju saata või koju kaasa anda? Koju kaasa suur mõte oleks kõigepealt see, et kõik mürgistused on välditavad. Ehk siis kõik juhuslike mürgistuste ärahoidmiseks tegelikult saaks midagi teha, aga kui on juba juhtunud, siis mida kiiremini me sekkume, mida kiiremini me selle mürgi toime inimesest lõpetame, seda parem. Ja mürgistuste ravis ei ole tegelikult mitte midagi müstilist, et me ravime ikkagi mitte mürki, vaid patsienti, ehk siis täpselt jõuame sinna tagasi, kus me alustasime, ehk ABCD kriitilise haige läbivaatus, toksidroomid ja me saame juba suuna kätte, kus poole minema peab. Ja üks asi, mille ma kindlasti kaasa võtan, on tõesti see väike E seal ees, ABCD, et tõesti mõelda rohkem siis sellistes olukordades ka keskkonna peale, kus sa oled enda ohutus ja siis otsida neid juhtlõngasi nagu Ruti tulevane võib-olla krimiromaani peategelane, et leida üles siis, mis see põhjus võiks olla. Ja ma mainin veel siin lõpus ka ära, et kui sellised põnevad teemad huvi pakuvad, siis mul on suur rõõm, et me 6. veebruari 2026 korraldame Tartu Kammivabrikus Delta konverentsi. See toimub meil siis teist korda juba ja konverentsil toome siis kokku tippeksperdid, meditsiini uuendajad ja kõik, kes soovivad siis erakorralise meditsiini tulevikku kujundada. Teeme siis seda veelgi suuremalt, uhkemalt ja võimsamalt ja seal on meil ka väga põnevad teemad. Meie peaesineja on otse Kanadast erakorralise meditsiini professor David Carr, kelle avaloeng näiteks on ka siis underdiagnosed, underrespected, mis räägib ka siis, ütleme niisuguse vähem levinumatest haigustest ja mis vahel jäävad siis diagnoosimata. Aga lisaks David Carrile on meil väga palju muid ja põnevaid ettekandjaid ja teemasid, millest me räägime, nii et kindlasti kui võimalus on, siis me kõiki väga ootame teid sinna ja rõõm oleks teid seal näha. Aga Rutt, ma omalt poolt ütlen sulle veel suur aitäh, et sa siia kiirabibrigaadi niimoodi tulid ja väga põnev ja huvitav oli neid juhtumeid lahendada ja seda keerulist mürgistuste maailma ja antidootide maailma siis natukene avastada. Tänud kutsumast! Ja järgmise korrani, et järgmine kord on meil siis juba teemaks äge kõht, nii et me liigume mürgistuste maailmast, liigume siis sujuvalt edasi kirurgilist teemade juurde ja kõhu juurde.